minu ettevõtlus hakkas niimoodi võib-olla ebatraditsiooniliselt. Ma pean ettevõtte tegema, mis muidugi ka teiste tegurite tõttu tõi kaasa mulle nagu sügava depressiooni. Aga siis ei olnud ka seda uut asja tulnud. Ja siis ma sain oma kõik need säästud ära. See on siiamaani üks miski, milles ma ennast kõige mugavamalt ei tunne. Tere tulemast kuulama, vaatama Äristarteri teise hooaja 4. episoodi, kus meil külas on täna üks tore ettevõtja, sisulooja, graafiline disainer, ema, igavene uute hobide noppija, on ta enda kohta ise niimoodi sõnastanud, kellel meeldib teha asju omamoodi ja tee peal õppida, mis toimib, mis ei toimi ja mis on päriselt tema jaoks. Kettelil pole äriplaani, taustalugu ega investoreid, aga tal on palju ideid ja vajadus vabaduse järele. Mul on rõõm tervitada Keter Burlakat. Tere! Tere! Meeldib! Kõige esimese asjana me võiksime siis võib-olla sinu sõnastuse läbi avada seda, et kes sa oled. Kui sa nüüd tood siia võib-olla mõne sellise märksõna veel, mida ma ei maininud, aga mis võib-olla veel rohkem aitaks suud soojaks saada meil. Ma arvan, et tegelikult see kirjeldus ütles päris hästi ära nagu selle, et ma olen selline igale poole ja erinevate huvidega ja hommikul ärkan üles ja siis ma vaatan, et kes ma siis täna olen, et mulle ei meeldi ennast väga sildistada. Et ma küll panen sinna ema ja mingisuguse ettevõtja külge, aga mul on Kettel lihtsalt ja erinevate huvidega. Ma tahaks seda lihtsalt toonitada. Ma ei saa selles mõttes päris mööda vaadata sellest küsimusest, mis minu sees tekib, et kui sa kõige vastu huvi tunned, et kas see tekitab stressi ka, et on nii paljud asjad tunduvad põnevad ja võivad sütitada kirge ja tahaks uusi asju kogu aeg avastada, et see võib olla ka koormaks, ei ole? No ta on koormaks kindlasti selles plaanis, et ma olen ikkagi kasvanud üles selles keskkonnas, kus sa peaksid õppima mingi selle ühe asja ära ja siis mästerdama selle ja siis kuskile kõrgele pürgima selle ühe teadmise ja oskusega. Aga mina, ma saan selle mingisuguse baasi asjadest teada ja siis mul huvi kaob. Ja siis ma võtan selle uue asja. Nii et nagu jah, see tekitab stressi, sest et suures pildis kuidagi nagu kas ma siis olen üldse milleski hea, tekib küsimus. Aga tegelikult läbi aastate ma olen aru saanud, et kui ma nagu nopin neid erinevaid huvisi, erinevaid teadmisi ja oskusi ka mingil baastasemel, siis ma saan neid ühildada ja millekski uueks kasutada. Nii et ma arvan, et see selline hunt, kriimsilm suures plaanis, ma arvan, et see tuleb kasuks mulle. Ja, mina olen ka generalist ja selle aktsepteerimine on andnud just seda sama vabadust, mida sina ise taotled, et lihtsalt toetadagi ennast ka selles hunt-kriimsilmas olemises, et õppidagi erinevaid asju ja neid lihtsalt omavahel kombineerida. Aga miks ma seda küsin, on see, et kui erinevaid asju uurida, katsetada ja proovida, siis mis oli nendest kõikidest asjadest see, kus sa esimest korda tundsid, et sa oled nüüd ettevõtja või kuidas sa selleni nagu jõudsid, sest asju saab ju katsetada niimoodi, et sa oledki ainult ema ja sa ei tee nendega midagi muud kui ainult katsetad. Et keskmine hobi ju seda tähendabki, et ma lihtsalt katsetan ja siis katsetan järgmist asja ja sellest ei pea nagu ilmtingimata ka üldse ettevõtlust alustama. Jah, minu ettevõtlus selles mõttes ma puudutaksin korraks ka seda, et hakkas, ma lõin ettevõtte, ja siis ma justkui olen ju ettevõtja, aga see ei tekkinud mul nagu niivõrd minu enda visioonist või plaanist, vaid lihtsalt asjade kokkulangemise tõttu. Nüüd
ma tegelesin oma esimese, milleks oli siis sisu loomine, on ju, ettevõtlusvaldkonnaga mingi 6 aastat äkki. Ja alles siis, kui ma nüüd omal ettevõtte nime ära muutsin ja põhifookuse ära muutsin, nüüd viimase aasta tagasi, siis ma hakkasin võtma vastu seda, et ma olen ettevõtja. Et tegelikult kõik need eelnevad aastad, mis ma olen ettevõtlusega tegelenud ja võib-olla ka enne seda, kui mul päris ettevõte oli, siis ma nagu ei öelnud, et ma olen ettevõtja. Et see päris tunne tekkis siis, kui ma sain endale mingisuguse selge teenuse. Et kuigi sisuloome ka teenus on ja ma teen reklaami ja siis nagu miskit, et ma ise nagu loon midagi, ma saan nagu katsuda. Nüüd ma loon disaine ja nüüd ma olen mingi, nüüd ma olen ettevõtja. Et mul läks niimoodi. Aga selle kohta saab siis öelda näiteks, et enne pidid mingid asjad paika loksuma selleks, et sa tunneksid, et sa oled ettevõtja. Yeah. Et noh, et faktina sa võid ettevõtja olla asutades juriidilise isiku, eks ole, aga et mingisugused asjad enne ikkagi läksid paika. Jah, aga see oli rohkem selline võib-olla sisekaemuslik ja mingisugune huuga-puuga asi, mis ma pidin natuke ära tegema, et vastu võtta, et ma nagu, mul oli niisugune enda üldse vastuvõtmine, et ma olen looja ja ma teen asju. Mulle tundus nagu kuidagi varem, et jah, kuidagi see suure mina vastuvõtmine oli see, mis muutis minul peas ka selle, et ma olen ettevõtja. Kui sa saad aru, mis ma mõtlen. Aga mis sind käivitas? Mis see nagu suurem eesmärk on olnud, et kõiki neid asju üldse ette võtta, mida sa oled ette võtnud, lisaks sellele, et sul on huvi olnud, et siis paratamatult, kui sa päriselt lood seda käega katsutavat asja, nagu sa kirjeldasid, mille eest on võimalik ka midagi vastu küsida, eks ole, siis see ju võimaldab teatavaid eesmärke saavutada lisaks sellele, et lihtsalt põnev oleks. Et kas seal midagi sellist on, mis on sind nagu kogu aeg toitnud ja mida saaks eesmärgiks nimetada? Maailma parandamine. Et mul on ikkagi olnud nagu kogu aeg seal nagu see, ma tahan midagi head ära teha. Et ka läbi sisuloome oli mul kogu aeg see kuidagi nagu inspireerida inimesi teistmoodi võib-olla elama ja läbi selle siis midagi nagu paremini tegema. Ja siis, kui ma sellest ära väsisin ja nüüd ma tegelen nagu mitte niivõrd enda näo müümisega, kuivõrd enda oskuste müümisega, siis läbi selle ma saan tuua pilti teisi tegijaid ja ettevõtjaid, kes muudavad maailma, toovad mingit väärtust. Ja ma arvan, et see on see üks minu niisugune sütitaja, see väärtuse loomine. Aga kas see võib tähendada ka seda, et need ettevõtjad, keda sa toetad enda teenustega, enda eesmärgi najal, kas siis sa valid neid ka kuidagi, et sa valid sellised kliente endale, kes muudavad maailma, mitte lihtsalt ei tooda midagi, mis pole jätkusuutlik? Nii on juhtunud, jah. Ja võib-olla, kui see teenus ei ole niivõrd otseselt maailma muutev, kui me lihtsalt kasutame seda väljendit, siis see inimene seal taga on. Et mul peab nagu selle inimese ja tema väärtustega üldiselt kuidagi klikkima, ja see on alati olnud mis tahes koostöödes. Ja see tundub loogiline, jah, sest ilma selle klapita ükskõik, mis tasemel ta siis täpselt kellegi jaoks vajalik on. Minu arust on ka seda mõistmist raske saavutada, et kui toodet müüa, siis ilmselt pole väga vahet, aga kui tahad teenust osutada, siis teenuse puhul on nii palju seda vajadust kohanduda mõlemal osapoolel, et siis nii-öelda tulemuseni jõuda, mitte lihtsalt niisama rapsida. Aga sellel teekonnal on sul kindlasti olnud ka mingisuguseid selliseid momente, kus et praegu sa siin särad kaamera ees, eks ole, ja tundub, et kõik on elulill ja kindlasti on ka.
aga kas on olnud mingeid hetki sellel teekonnal, kus sa oled tundnud, et annaks alla, lihtsam oleks alla anda, et lihtsalt nii keeruline on see värk? ja noh, selles suhtes, et ma olen siin rääkinud sellest 2 ettevõtte nii-öelda suunast, mis mul on olnud, on ju, et sisuloome ja graafiline disain. Ja siis nende vahepealne see moment, see on nagu päris tüütu ja ebameeldiv olnud, mis muidugi ka teiste tegurite tõttu tõi kaasa mulle nagu sügava depressiooni. Aga see oligi lihtsalt moment, kus ma olin siis sisuloojana tegutsenud oligi 6, 7, 8 aastat ja see oli täiesti ammendunud ennast, et ma enam ei tahtnud olla kuskil laval ja ennast presenteerida. Aga siis ei olnud ka seda uut asja tulnud. Ja siis ma sõin oma kõik need säästud ära ja uus asi ei olnud, siis ta juba nagu vaikselt hakkas endast märku andma, aga ta ei olnud ennast täiesti tööle saanud. Nii et see tähendas nagu seda, et rahakott oli tühi, tuli isa juurde kolida 30-aastasena koos oma väikse lapsega ja siis tundub küll, et nagu ma olen täiesti läbi kukkunud. Aga ikkagi tööle ei läinud. Ikkagi oli sees see, et nagu ma pean asja käima saama ja pusisin ja nüüd vaikselt lendan välja sellest august. Nii et see pivoti hetk oli minu jaoks väga muserdav. Jah, ma võin sulle sellest veel rääkida, kui sa mulle mingisuguseid mingit suunas tahad. Mul on raske isiklikult lihtsalt mööda vaadata sellest repliigist, et tekkis depressioon, et mida see tähendab? Okei. Ma arvan, et seal on väga-väga lihtsad tegelikult näited. Ma ei tahtnud voodist püsti tõusta, ma ei tahtnud sõpradega väljas käia, ma ei tahtnud hästi süüa, ma ei tahtnud ennast liigutada, ma ei tahtnud mitte midagi teha, mis me teame, et on vajalikud selleks, et üks inimene normaalselt toimiks. Mis siis nagu lõpuks viis väga tihedate ja sügavate emotsionaalsete murdumisteni, mis omakorda väga kurnasid kogu süsteemi, nii nagu vaimset kui ka füüsilist keha, mis omakorda siis tähendas seda, et ma veel vähem viitsisin trenni teha, ma veel vähem viitsisin kellegagi kokku saada ja see nagu, siis sa kaevadki endale seda auku ja lõpuks ma sain aru, et asi, mis mind nagu üldiselt kõige rohkem täidab ja siis sama sotsiaalsus on ju, enam ei täitnud. Et kui ma nagu saingi sõpradega kokku, siis võib-olla selles hetkes oli tore, aga see emotsioon ei kandnud, ta ei jäänud minu külge. Et see on see depressioon, mida mina kogesin, kui seda sõna kasutada. Ma väga ei armasta seda sõna, aga lihtsalt see on see, millest inimesed vist aru saavad. No inimesed saavad sellest aru ja mina leian, et sellele on oluline ka natukene tähelepanu tõmmata, et ei tekiks seda muljet, et ettevõtjad on pommikindlad inimesed, kellel ei ole ühtegi nagu nõrkust või hetke, kus nad ei oleks imelised, on ju. Et sellepärast minu arust on oluline nendest asjadest rääkida, et see on okei, et vahepeal on keeruline ettevõtjana, töötajana, inimesena, mehena, naisena, kellena iganes, on ju. Et selles mõttes sellepärast minu arust on oluline sellele nagu põgusalt tähelepanu lisada. Ja no mis minu puhul võib-olla oli nagu võib-olla murekohaks või probleemiks oli see, et ma hästi pikalt ei tunnistanud seda, et ma olen selles kohas. Ja et mul on raske ja et ma ei saa üksi hakkama, et mul on vaja mingisugust välist abi. Et kas siis mingi professionaali abi või võib-olla ka siis, kui me nagu räägime rohkem siin täna ettevõtlusest, et võib-olla ka ettevõtluses mingisugust tuge, suunamist. Tegelikult ma mingis osas ka sain. Mul on väga tore sõbranna ja mentor, kes on ka käinud siin, Katrin Hindrikus, kes tegelikult nägi ära minu selle graafilise silma ja mind sinna teele lükkas ja sel teel tänaseni on väga toetavaks kujuks olnud, aga et võib-olla siis nagu veel teadlikumalt võtta endale mingi mentor kõrvale sellistel rasketel ettevõtlikel hetkedel ja muudel.
Ja siit ilmselt võiks siis noppida üles selle mõtte, et ümbritse ennast teiste ettevõtjatega, et kõik ei pea olema ka nagu kandma sellist mentori silti otseselt, aga et nad võivad olla sõbrad, toetavad, nagu sa kasutad sõna kujud, eks ole, kes julgustavad. Et hakkasin just lugema Mel Robbinsi High Five Habits'i raamatut ja seal ka rõhutatakse seda, kui oluline on see, et sulle keegi patsu lööb põhimõtteliselt, viskab sulle viie. Et need sõbrad ja tuttavad, kes meid toetavad, on väga olulised ja muidugi nende vastu toetamine siis samamoodi, eks ole, aga et see on selline nagu ring, et tuleb üksteist kogu aeg julgustada. Aga kui me rääkisime nüüd sellest põgusalt, kes on sind toetanud, eks ole, neid inimesi on kindlasti veel, siis mind huvitaks see, et kes oli see esimene klient, keda sa üldse teenindasid ja kus sa ta leidsid? Nüüd selles ametlikus no nagu ma põgusalt ka mainisin, siis minu ettevõtlus hakkas niimoodi võib-olla ebatraditsiooniliselt. Ta algas sellepärast, et mul oli kõrval kaaslane, kes oli avalikus elas tuntud, kes oli ka sotsiaalmeedias aktiivne ja siis ma hakkasin koos temaga, tema mingisuguste projektide jaoks siis nagu tulin pilti, kuni siis ma sain esimese koostöö endale või koostööpakkumise. Ma võin eksida, aga minu arust see oli Rimi, kohe niimoodi suurelt või oli see üks väiksem bränd, kelle nime ma kahjuks ei mäleta praegu, appi, kes oli seotud jätkusuutlike teemadega, aga ühesõnaga ma olin hästi tegev siis selles jätkusuutlikus maailmas tol hetkel ja siis aga ma arvan, et see oli ikkagi Rimi. See oli vist Rimi, kes ma arvan, et see ei ole nagu selles mõttes isegi liiga oluline, et peaks kellegi, jaa, seda ma usun, aga et just, et noh, et mingi brändi või siis ettevõtte või kas või inimese nimi ei ole niivõrd oluline minu jaoks selles küsimuses, kuivõrd see, et nagu kes ta oli, mitte mis ta oli, vaid kes ta oli, et sa seda võib-olla õnnestub sul meenutada, et mida see klient sulle tähendas ja siis kuidas sa temani jõudsid, on ju. Aga jah, need olid mingisugused videoprojektid ja see oli ei, ta oli nagu jah, need olid videoprojektid, aga miks mul jäi sõna sisse see tähtis, miks ta mulle tähtis oli? See koostöö avas mulle tegelikult silmad sellele, et mulle meeldib olla kaamera ees, et mulle meeldib suhelda ja rääkida ja võttis ära mult mingisugused hirmud ja andis julguse seda kõike teha. Et ma väiksest peale olen tegelikult unistanud olla mingisugusel laval. Ma mäletan, kuidas ma vaatasin enda klassikaaslasi, kes käisid laulukooris ja siis kuskil aktustel esinesid ja mõtlesin, mina tahaks ka. Ja siis ma hästi pikalt arvasin, et aga mina ei oska. Ja siis mul oli see koostöö, mis selle uskumuse kummutas. Mul on üks plaaniväline küsimus muidugi siia kohe, mul neid automaatselt tekib, anna mulle palun andeks, aga sa kasutasid sõnastust ebatraditsiooniliselt alustasid. Milline see traditsiooniline ettevõtluse alustamine sinu hinnangul? Minu silmis on ikkagi nagu see, et sul on idee ja siis sa teed mingisuguse plaani võib-olla ja sa hakkad seda teostama ja siis sul kõik need sammud, et sa teed selle ettevõtte ja võib-olla kui sul on mingisugune toode, et sa saad mingisugust rahastust või kirjutad mingeid projekte või kõik see, aga nagu lihtsasti öeldult on ikkagi, et sul on see idee ja siis sa hakkad seda looma, aga mul ei olnud, et mul on nüüd idee ja ma hakkan looma, nagu mulle anti see kõik nagu, mul ei olnud ju mõtet, et ma tahan saada sisuloojaks või et ma tahan nüüd hakata nagu kuskil nagu reklaami tegema või see tuli lihtsalt läbi partneri minuni. Ja siis tuli see koostöö ja tulid veel mingisuguseid koostöid, millele ma pidin nagu üks hetk nagu mõtlema, et noh, ma ei saa ju päris läbi partneri neid arveid kogu aeg kuidagi nagu neid rahasid endale kuidagi niimoodi nagu, et ma pean selle ettevõtte looma. Nii et mul ei olnud see idee ja siis ettevõte, vaid ma pean ettevõtte tegema. Nüüd see on minu arust ebatraditsiooniline. Okei. Kas sa ise tead kedagi, kes traditsiooniliselt ettevõtjaks on hakanud?
Minu arust kõik hakkavad ei või? Minu arust kõik emad, kes on lastega koju jäänud, istuvad seal ja mõtlevad, et mis nüüd teha, et ei tahaks tahaks nagu kuidagi lapsega kauem kodus olla näiteks või ja siis mõtlevad mingisuguse toote või teenuse, hakkavad oma küünlaid üldse, ma lihtsalt nägin täna just küünlaid, hakkavad oma küünlaid näiteks tootma ja siis teevad ettevõtte. Kas ei käi nii või? Mulle tundub, et kõik teevad nii. jah, võib-olla. Ma ei oska ka öelda, sest ma ei ole nendes magamistubades käinud, kus neid armsaid küünlaid tehakse. Mina armastan küünlaid, nagu mulle see väga meeldib see näide. Aga lihtsalt, et kas see on traditsiooniline, et kui mina sinust nüüd õigesti aru sain, siis traditsiooniline tähendab seda, et sul on kõigepealt ikkagi mingi plaan, võib-olla isegi äriplaan, sa oled võib-olla isegi küsinud toetust sellele, eks ole, ja nii edasi, et seda äriplaani ellu viia, et siis mina ei suuda näiteks meenutada, et ma teaks kedagi, kes päriselt niimoodi on sellega asjaga pihta hakanud, et võib-olla see on traditsiooniline, et kõigepealt on hobi, et kõigepealt sa teed mingeid asju ja siis lihtsalt müüd sularahas ja siis läheb lappama ja siis on vaja hakata arveid esitama ja siis tahad seda kasvatada, siis sa pead nagu päriselt seda asja nagu by the book, eks ole, tegema, et see võib-olla ei ole olemas isegi sellist asja nagu traditsiooniline ettevõtlusega alustamine. Ma ei tea, äkki ma olen nii kinni selles eestlaste ja startup'i maailmas, sest see on ju nagu idee ja siis lähed seda jah, aga samas see startup'i maailm on ka ju midagi sellist, kus need seltskonnad ei pruugi ettevõtet sisuliselt asutada enne seda, kui neil on esimene investor, kes sinna on valmis nagu seda raha panema. Et prototüüpimine ja meeskond luuakse ju enne. No seda küll, aga minu nagu võib-olla mõte või millele ma tahan nagu toonitada on ikkagi see, et see idee tuleb enne ja minul ei tulnud idee. Idee tuli minuni või nagu see isegi ei tulnud idee minuni. Ja selles mõttes, et ühesõnaga ma tunnen võib-olla, et ma ei saa öelda, et I cannot take credit selles, et minust sai ettevõtja. Aga kes selle au siis enda peale peaks võtma? Ma arvan, et need inimesed, kes mulle neid töid pakkusid ja minu armas eksabikaasa. Aga ma arvan, et sa oled nõus, et kõigepealt pead sina ikkagi ju looma seda väärtust, et need teised inimesed sulle saaksid neid kliente tuua, et ma pean sind kahjuks kurvastama, et sa oled ise süüdi selle. Ei, ma olen nõus, aga vaata, siin ongi see, et see on see mingisugune mõtteviis või millega ma elasin selle esimese ettevõtluse osa, on ju. Et nüüd, kui ma võtsin muutsin oma ettevõtte nime ära ja panin ka tegelikult nimesse iseenda eesnime, mida nagu paljud ütlevad, et ära mitte mingisugusel juhul tee, on ju. Et sellest hetkest ma võtsin vastu selle enda looja ja ettevõtjana. Nii et ma saan öelda, et vot sellest osast ma kindlasti I take credit. Aga sealt ette, see oli niisugune ühiskommuuni loomine. Aga see on ka täitsa okei, et mul näiteks tuli meelde, kuidas kunagi ikkagi aastaid mina ka tegin IT-valdkonnas asju niimoodi, et kellegi teise ettevõtet oli selle jaoks vaja, sest 2000-ndate alguses ettevõtte alustamisel olid palju rohkem piiranguid, täna sa lihtsalt lähed, teed selle 2 klikiga ja siis see oligi nagu suht normaalne teha seda kellegi teise kaudu, siis kuni lõpuks oli lihtsalt kontrolli vaja rohkem kogu selle asja üle ja siis tuli ja minna ja osta endale riiulifirma suurte kroonide eest. Aga lihtsalt, et ma arvan, et päeva lõpuks pole nagu väga vahet, kas see on traditsiooniline või mitte. Et kuidas sa alustad, kuidas sa enda kliendid leiad, see on põnev lugu, aga et sellele ei saa anda hinnanguid ja sellele ei pea ka panema, nagu sa ütlesid enne, et ei armasta sildistada, et siis ma arvan, et seal ka ei pea nagu seda mingit spetsiifilist teekonda olema, et kõik, kes meid kuulavad ja vaatavad, saaksid ka ennast selles mõttes nagu vabalt tunda, et kui sul meeldib midagi teha ja tunned, et sa tahaksid seda kasvatada, vahet pole, kas sa sealjuures nimetad ennast ettevõtjaks või koduseks emaks või kelleks iganes, ega lihtsalt oluline teha seda, mis sulle meeldib, on ju. Aga see toob mind järgmise küsimuse juurde ka, et millal sa tundsid, et see ettevõte on päriselt käima läinud? Et mis sinu jaoks on see selline nagu
moment olnud, et sa tunned, et vot nüüd on äge? Ilmselt see hetk, kui sa saad valida, kellega sa koostööd teed. Et sul on see just finantsiline vabadus valida, et ei ole seda hirmu, et ma pean praegu kõik vastu võtma, et kuidagi ära elada. Mis ei ole tegelikult nagu miski, mida ma kunagi väga teinud olen, ma ikkagi olen alati, nagu me ka rääkisime, valinud väga selgelt oma koostööpartnereid, aga see hetk, kui sa saad nagu võib-olla kergusega ära öelda kellelegi, teades, et nagu, et sul jää kripeldama, aga äkki oleks ikkagi pidanud selle töö või selle pakkumise või millegi vastu võtma. Et see on see hetk, aga ma ei oska sulle ajaliselt kuidagi öelda, millal see oli. Ja ei, no ajaliselt isegi ei ole niivõrd oluline, et lihtsalt see tunnetuslik selline nagu moment sisulises mõttes, et ma arvan, et see selles mõttes vastab sellele küsimusele mõnevõrra igavalt, aga samas nagu adekvaatselt, et see, et me saame valida enda kliente, mul jäi nagu enne mulje, et sa oledki kogu aeg seda saanud teha, eks ole, et see on selline nagu põhimõtteline hoiaku küsimus olnud isegi, et valida neid kliente, aga see, et meil on lisaks põhimõttelistele väärtustele võimalik valida ka sellest lähtuvalt, et meil on finantsiaalselt juba teatav turvatunne võib-olla, eks ole, see märksõna mulle meeldiks seda siin kasutada, et see teeb niivõrd palju lihtsamaks need asjad. Ja sealjuures ma ei tahaks nagu ka põhimõttelisi otsuseid ikkagi kuidagi pisendada, mul tuleb meelde, kuidas Keanu Reeves kunagi keeldus $100 miljoni lepingust, kuna filmi võtted olid samal ajal, kui tema õde tähistas sünnipäeva ja temal oli see põhimõte pärast seda, kui ta õde seljatas vähi, et ma olen iga aasta oma õe sünnipäeva nädalal oma õega, võtke või jätke, ja keeldus mingisugusest asjast, on ju. Et see, kuidas me ei ütleme, määrab ju tegelikult selle, kuidas me jah ütleme ja määrab ära ka selle, mismoodi meid siis austatakse ja see, et sa kellelegi ütled ei välista mitte kunagi seda, et ta tuleb järgmine kord uuesti. Sellepärast, et ta saab aru, et isegi kui ta kuskilt mujalt võib-olla on jah saanud, siis võib-olla, ei pruugi, aga võib-olla ta tegelikult tuli õigel põhjusel sinu juurde ja sul ei olnud parasjagu võimalik teda teenindada, mis iganes põhjusel, kas on see rahaline, ajaline, mis iganes küsimus. See ei võib kasvatada selle jahi väärtust, on ühesõnaga see, mida ma lühidalt võib-olla tahan öelda. Et selles mõttes on seda kliendi valimist minu arust oluline teha igal juhul, sest enda portfelli lihtsalt täisladumine ei pruugi olla jätkusuutlik selles mõttes, et seda oleks nagu tore teha pikas perspektiivis ka. Ma tahaksin lihtsalt kinnitada seda, et sa said minust õigesti aru, et ma olen ikkagi alati valinud seda klienti, et mu see portfell võiks olla palju suurem ja mingites kohtades see rahaline, finantsiline turvatunne oleks võinud olla ka suurem, kui ma oleksin öelnud jah mingisugustele klientidele, kellega mul ei ole tegelikult ühised väärtused. Eks päeva lõpuks ilmselt on natukene nende erinevate komponentide tasakaal ka, et nagu ma püüdsingi öelda, et üksinda sellest ju ei piisa, et on kõvasti raha ettevõtte kontol ja üksinda sellest ka ei piisa, et on ainult ägedad kliendid, aga raha ei ole. Et seal peab kuskil mingisugune tasakaal sellel olema. Aga kui me nüüd räägime sellest, et sa oled ei öelnud ja oled jah öelnud, vist rohkem oled ei öelnud, aga see selleks pole see oluline. Ma ei mõõda seda. Mind huvitab konkurents sinu valdkonnas, et kas turul oli siis, kui sa alustasid ja täna, kas on palju sarnaseid tegijaid ja kuidas sulle tundub, et see sind mõjutab üldse, et nad toona olid ja täna on? No sisuloome koha pealt ma olen nagu enamasti ikkagi pigem nišikas olnud. Et siis, kui alustasin, olid jätkusuutlikkuse teemad, see oli pigem väike ring, taimetoitlus, pigem väike ring. Siis
lapse tulekuga olid ka lapse kasvatuslikud niisugune rahumeelne vanemlus, see ei olnud ka niivõrd suur liikumine veel, et ma olen nagu kuidagi tahtnud alati olla seal natukene vastuvoolu või natukene midagi erilist või natukene midagi nagu teistsugust. Ja see on toetanud. Sest et noh, see, et sa oled nišš, ei tähenda siis seda, et siis sellele kuidagi klientuuri või partnereid ei oleks. Aga täna ma arvan, et kui me vaatame suures pildis, siis nagu graafilisi disainereid on väga palju. Kui vaatame ainult kas Eestit või vaatame nagu välismaad, noh, selles mõttes, et see on ju töö, mis ei taha piire. Siis ja konkurents võib olla suur, aga ma ikkagi usun nagu sellesse, et me kõik teeme asju omamoodi ja isegi kui minu võib-olla käekiri sarnaneb, ütleme, et kas ma ei tea sinu käekiri, aga kui sa teeksid sedasama tööd, siis me oleme inimestena nii erinevad, et me kõnetame nii palju teistsuguseid inimesi, et ma ei usu, et kunagi nagu konkurents tegelikult väga saaks teele jääda, kui me oleme täiesti 100% meie. Kui me proovime kellegi teise moodi olla, vaata, siis läheb asi keeruliseks. Ma olen väga nõus jah, et tihtipeale ikkagi valitakse endale siis parema sõna puudumisel siis eeskuju, eks ole. See ei ole küll päris see sõna, mida ma tahaksin siin kasutada, aga paratamatult sellest nagu päris mööda ka ei pääse, sest need inimesed ise ikkagi tihti kasutavad seda sõna, et nad jälgivad kedagi, kes neile tundub neist 2 sammu eespool näiteks on. Ja millegi poolest lihtsalt natukene targem, et siis see on personaalne. Et tekib ikkagi mingisugune personaalne sümpaatia. On see, mida ma võib-olla otsisin seda sõna, et see on midagi, mida me ei saa kopeerida, mina ei saa fake ida ennast keteliks, selliselt ei ole võimalik. Ma võin proovida, ma mõtlen selle peale õhtul, aga see ei ole reaalselt, ma ei saavuta sellega tõenäoliselt seda tulemust, mida saavutad sina ja see minu arust juba määrabki ära selle, et konkurents edendab elu on see, mida mina olen nagu kogu aeg rõhutanud enda sellise hüüdlausena isegi mõnevõrra ja pigem tasub lihtsalt isegi tõsta võib-olla teisi sarnaseid tegijaid ja toetada neid ja elada neile mingis mõttes kaasa ja seetõttu ju see maailma muutmise komponent, millest me enne rääkisime põgusalt, saab veel rohkem energiat juurde, sest lõppkokkuvõttes meie kõigi panus, isegi kui me oleme mingis mõttes konkurendid, on ju vajalik ka selleks, et mina saaksin oma eesmärki täita. Et kui ma teeksin midagi sellist, mida mitte keegi teine ei tee, isegi kui seda on vaja, siis on seda palju keerulisem müüa. Et kui meil oleks ainult üks torumees, sellepärast, et mitte kedagi ei huvita see valdkond, siis oleks sellel ühel torumehel ennast ju palju raskem ka kuidagi nagu tõestada ja vajadust nagu selgitada. Et sihuke lakooniline näide, aga see paratamatult nii on. Räägime hinnastamisest ka natuke. Kuidas sa need teenused hinnastama oled õppinud? No see on siiamaani üks miski, milles ma ennast kõige mugavamalt ei tunne, sest ma olen ka tahad head kõigile ja eriti kuna väga palju koostöid on kas siis kuidagi sõpradega või sõprade kaudu või kuidagi nagu mingit ringkonda pidi nagu tuttavate inimestega, siis on see, et nagu noh, sõbrale tahad ikka ju head hinda teha. Et see on olnud nagu keeruline, aga samas ka hästi tunnetuslik, et mul on nagu üpris raske, kui keegi näiteks uus tuleb minu juurde ja soovib mult hinnakirja, et nagu sellist nagu baashinnakirja kujundada. Seal on ju nii palju komponente ja nagu kuidas ma saan midagi hinnastada, kui ma ei tea, kui pikk on meie potentsiaalne koostöö või noh, seal on nii palju komponente, mida on mul lihtsalt olnud läbi aja väga-väga raske olnud hinnastada. Aga mis ma öelda saan, on see, et nagu, et kui sa ikkagi nagu 5+ aastat tegeled, siis lõpuks see asi hakkab kuidagi paika sujuma, et
et alguses võib-olla küsid vähem, siis õpid ära selle, et aga küsi alati niimoodi, et oleks ebamugav küsida. Ja noh, oleneb ka sellest, et kes sulle sinna teisele poole tuleb, et kuidas neil nagu finantsidega on ja ma ei hakka salgama, on ju, et see ka määrab, kui palju mina julgen küsida. Ja jah, millega mul on võib-olla veel olnud raske nagu kaasa tulla, et ma ütlen küll, et jah, et 5 aastaga võib-olla tuleb mingisugune hinnastamine nagu läheb paika, aga selle 5 aastaga ju hinnad muutuvad ka. Et siis nagu inflatsioon on vist see sõna või? Ei, mida ma ütlesin? No ühesõnaga, et see hind on ju ka tegelikult ajas muutlik, et ka sellega kaasa minna ja ennast väärtustada ja enda aega rohkem õppida väärtustama. Sest sa ju ka ajas arened ja su oskused arenevad, et see ju ka tegelikult ju. Et see on lihtsalt olnud sihuke õpi ja tee, nagu ma seal enda kohta olen öelnud, et ma ei tea, kas see on sulle mingi vastus, aga... Ei, see on vägagi vastus. Mina jäin mõtlema selle peale, et kõikide nende argumentide juures, mis sa välja tõid, mulle tundub, et kuigi sa ei maininud seda konkurentsi otseselt või turuhinda, eks ole, siis mulle tundub, et turuhind on midagi sellist, mis tegelikult mõjutab oluliselt vähem, kui meile tundub. Ma ei tea üldse, mis on turuhinnad. Just. Et selles mõttes see ei puhu üldse pilli, palju teised sarnased tegijad nagu küsivad, vaid sa mõtled täpselt selle välja, milline on sinu siis näiteks tunnihind, eks ole, ja sealt lähtuvalt tulevad mingid projektipõhised eelarved ja asjad. Et see, kui palju teised küsivad, ei ole ka kliendi jaoks niivõrd küsimus, kuivõrd see, kuidas sa müüd ennast ja mida sa müüd ja mida sa pakud. Hind sõltub sinu enesekindlusest äkki? Enam-vähem jah, võiks ka niimoodi öelda, et kui sa teed väga odavalt, aga kehvasti, siis pole sellest ju mingit kasu, et see on odav. Ja samamoodi vastupidi, et kui sa teed väga kallilt, aga kehvasti, siis on see ka nagu kasutu teenus kind of on ju. Et selles mõttes see hind peab olema ebamugavalt kõrge koos kvaliteediga. Mina julgeks nagu väita on ju. Et see võiks olla, millest nagu kinni hakata. Jõuame tänasesse päeva nüüd ka otsapidi paratamatult. Me vaatame tagasi, aga mis see tänane väljakutse sul ettevõtjana kõige suurem võiks olla? Enda reklaamimine. Ma olen nii harjunud tegema reklaami teistele, aga iseendale on... Kuidas on eestikeelne väljend cringe? Kuidas on eesti keeles I have no idea? No, võib-olla meil kuulajad, vaatajad nagu saavad aru sellest väljendist. See siukene nagu ebamugav ja natuke nagu jabur ja et sa tunned, et sa teed ennast kuidagi lolliks. Et see on minu suurim takistus olnud või suurim väljakutse täna, nüüd, kus ma nagu teen mingit uut asja. Aga võib-olla ka lihtsalt sellepärast, et ma nii palju olin pildis nii pikalt ja oma näoga igal pool, millele järgnes see depressiivne siis periood, kus ma ei tahtnud üldse mitte kuskil maailmas nähtav olla. Nii et võib-olla see on ka jällegist mingisugune korraks periood, kus ma tunnen, et ma ei taha nagu nii ebamugav, kes me ei taha näidata ennast ja me ei taha näidata, et ma olen äge ja tegelikult teen jumalast ägedaid asju ja olen nagu mingid loon väärtust, on ju. Et äkki see muutub, et äkki üks hetk nagu läheb parem. Tegelikult ma tunnen, et natukene nagu, no see, et ma siingi olen juba on nagu suur asi. Tõenäoliselt ei ole ka liiga palju vaja ju tegeleda sellega, et tee see ennast müüa ja reklaamida, kui sa teed head asja ja teised sinu eest sind reklaamivad. Jah, see on nii toiminud. Ja miks ta ei peaks nagu edasi toimima, on ju? Okei, jälle mingid lood, mida tahaks endale rääkida. Jah, siis ei olegi väljakutseid. Jumalast hästi on praegu. Seda on ainult rõõm kuulda. Jah, aeg. Aeg on väljakutse. Et kui minna sinna sellesse jällegi ingliskeelsed väljendid creative flow on ju, et sa lähed sinna loome voogu sisse ja teed, siis nagu
tahes-tahtmata nagu päev tahab otsa saada või mingid muud kohustused tahavad peale tulla, et siis nagu aega jääb väheks mingites hetkedes. Aga see on lihtsalt planeerimise küsimus. Aga samas selle kogemusega, mis sul on kõikide nende asjade juures, mida sa teed, saad sa ju aega juurde võita tõenäoliselt sellega, et sa kasutad erinevaid tehisaru tööriistu, mis aitavad sul ükskõik millist sisu natukene lihtsalt kiiremini luua ja see annab sulle aega juurde kvaliteedi tõstmiseks, aga ka mahu suurendamiseks, mulle tundub. Mingil määral kindlasti, aga mulle meeldib ikkagi nagu asju ise ka õppida, et kui ma nagu näiteks täna loon kodulehte kellelegi ja ei tee seda ainult mingisugust, no ma ei tea, toon lihtsalt väga selge näite Elementorit kasutades, vaid et ma sinna teen ka mingisugust koodi, on ju, siis selle juures, et ma kasutan AI-d, tehisaru, mis selle koodi teeb, ma tegelikult tahan teada, et aga kuidas selle hingeelu käib, et nagu ma õpin seejuures ka ise seda koodimist selgeks, nii et see võtab ikka aega. Aga see on vist lihtsalt see üks omadus, millega ma pean või mida ma pean aktsepteerima. Ja ma arvan, et päeva lõpuks võib-olla ma ei kaota, vaid hoopis võidan sellest, et ikkagi lähen süvitsi asjadega. Jah, absoluutselt. Mina ise pean samamoodi lihtsalt selle süvitsi minekuga jälgima seda, et ei tekiks sellist analüüsi-paralüüsi, et jääda kinni mingisugustesse takistustesse selle asemel, et näha võimalusi. Ja see on see võlu minu jaoks tehisaru tööriistade kasutamisel, et rumalaid küsimusi ei ole olemas. Et saabki kõik võimalikud mõtted lihtsalt toorelt kirja panna ja täiesti emotsioonitult neutraalset, mõistlikku tagasisidet selle asemel, et keegi lihtsalt püüaks võib-olla, kui inimese poole peaks pöörduma, võib-olla peegeldab hoopis mingisugused enda emotsioone ja mõtted ja kogemusi, mis ei pruugi üldse edasi aidata. Aga mis on sinu tänane miks? Miks sa täna teed seda, mida sa teed? Ma võib-olla ei saa sulle vastata täpselt, miks ma teen just graafilist disaini, kuigi ma tegelikult vastasin sellele küsimusele veidikene läbi selle, et ma ütlesin, et nüüd ma tahan aidata teistel ettevõtetel muutust luua, on ju. Ma võib-olla vastaksin rohkem küsimusele, miks ma täna üldse või miks ma siiani ettevõtlusega tegelen. Kas võin vastata niimoodi? Muidugi. Ja see on seesama märksõna vabadus, mis on siin tänases vestluses paar korda võib-olla läbi käinud. Vabadus. Ja ma tean, me oleme, mitte meie, aga üleüldiselt räägitakse ka palju sellest, et noh, et kui sa oled ettevõtja, on ju, et sa ei käinud 9-5, on ju, et mis vabadusest me räägime, sa oled 120 tundi kogu aeg ühes päevas nagu teed tööd, on ju. Aga minu jaoks ongi see vabadus pigem see, et kui ma räägin endast kui loomingulisest inimesest ja kellel ei ole niimoodi, et ma töötan teatud kellaaegadel või et ma töötan üldse nädala või kuu mõistes mingi teatud rütmi järgi, vaid et mul see tuleb tuhin peale ja siis ma kasutan ära seda, on ju. Siis seda vabadust, et ma saaksin siis selle oma tempos asju teha või oma rütmi järgi käia, et noh, see on ka põhjus, miks ma seal pivoti või kahe suuna vahepealsel ajal ei läinud kuskile palgatööle, sest ma tean, et ma kaotan selle vabaduse, seda oma rütmi jälgida ja see vabadus on see minu tänane miks. See on väga oluline vastus, ma aimasin seda, aga pidasingi seda oluliseks just nagu tänases kontekstis või ajaraamis nagu üle küsida, sest see miks võib olla ajas muutuv. Et kunagi me ühe partneriga, kes ka meil on Restarteri esimeses hooajas käinud, temaga oli arutelu, et
finantsvabadus on küll tore märksõna, mida inimesed justkui rõhutavad ja taga ajavad, aga et selle taga on alati ikkagi ka veel mingisugune eesmärk. Ja see finantsvabadus ilma finantsita on vabadus ja see vabadus võib tähendada hoopis midagi muud, lihtsalt finants toetab selle vabaduse realiseerimist ja saavutamist ja säilitamist. Et inimestel võivad hoopis teistsugused nagu motivatsioonikomponendid olla kui see, et nüüd ilmtingimata peaks just olema ettevõtja või investor või mis iganes, millega keegi tegeleb selleks, et saavutada oma eesmärke, aga need eesmärgid on ikkagi laiemad. Kas sellega tahetakse perekonda toetada, mida iganes teha, eks ole, maailma muuta, et missioonid seal taga on tihtipeale siis võib-olla isegi kasutaks sõna õilsamad, nagu sa ise ütlesid, et tahaks maailma muuta ja maailma muutmine käibki meil kõigil erineval moel. Äristarteri saatele on tuttavad näiteks naised, kes tahavad teisi naisi toetada, kes tahavad aidata teistel naistel puhkeda õitsele. Ka see saab olla ettevõtlus, aga ettevõtlus on ta puhtalt sellepärast, et kuidagi tuleb seda niimoodi vormistada ja niimoodi teha, et ise nälga ei jääks, olgem ausad, et sa võid teha asju puhtalt kirest, aga sa pead ka sööma. Aga see missioon seal keskmes on ikkagi midagi enamat kui see, et lihtsalt jälgida pangakontole toimuvaid laekumisi, et see tegelikult ju ei huvita inimest. Nii nagu ka lihtsalt töötajad kuskil ettevõttes tegelikult ei peaks huvitama see, kui palju ta palka saab. Ma ei ütle, et see ei ole oluline, kaugel sellest, aga et ta ei tule tööle selle jaoks, et nüüd käiks see teavitus, et äpis, et nüüd mul tuli palk, eks ole, et see on nagu lihtsalt üks osa sellest, et mingid asjad kogu aeg jooksevad, vesi jookseb, kohvimasin töötab, raha jookseb ja nii edasi, aga et tegelikult seal on ikkagi mingi muu põhjus, miks inimesed teevad seda, mis neile nagu silma särama paneb ja sellepärast peaks nagu üldse kõiki asju tegema, et silm säraks. Aga kui sinul silm särab, siis kas sa soovitaksid selle särasilmsuse saavutamiseks võib-olla ka teistele ettevõtlusega alustada? Mina soovitaksin ettevõtlusega alustada, kui seal on mis tahes tugev miks peale selle, et sa tahad nüüd rikkaks või finantsvabaks saada. Et kui seal on mingisugune muu tugev miks, siis jah, sest et läbi selle ma arvan, et kui sa nagu teostad selle miksi ära, siis see silm hakkab särama ja no see on päris äge tunne, nii et nagu sellepärast nagu kõik nagu ja paar sammu teed selle vahele, siis ma vastan jah sinu küsimusele, et jah, selle särasilmsuse pärast võiks. Okei. Kokkuvõtva küsimusena ma tahaksin küsida, et kui nüüd selle mõttekäigu peale, mis sa praegu jagasid, keegi mõtleb, vaatab, et tahaks ka ettevõtlusega hakata, siis mis oleks Ketteli soovitus, mida peaks tegema esimesena või kohe tegema või millest alustama? Kirja panema selle mõtte või mis iganes see sütitaja on, mis paneb selle või tekitab selle küsimuse, et äkki peaks ettevõtlusega alustama. Pane see asi kirja kohe või nagu mul on üks notes nimega sahtliprojektid. Ja ma arvan, et kui mul täna võib-olla nagu niivõrd ettevõtet ei oleks, ma veel ettevõtlusega ei oleks alustanud, aga et mul oleks need sahtliprojektid olnud juba siis kirjas, kui mul seda kõike ei olnud, siis ma oleks igal juhul jõudnud siia, kus ma täna olen. Ehk siis nagu jah, minu arust lihtsalt asjade kirja panemine on nii oluline esimene samm selleks, et need nagu reaalsusesse jõuaksid. See võib tunduda nii väike ja jabur, aga lihtsalt nagu minu jaoks on nii nagu märgiline. Ma olen sinuga väga nõus, aga mille peale ma jäin mõtlema on see, et kui keegi seda kuulab või vaatab, siis tõenäoliselt see, mida sa jagad,
võib esile kutsuda mõtete kõrval isegi rohkem tunnet. Jah. Kas seda tunnet, mille najal see mõte tekib, et tahan ka ettevõtjaks saada? Ma arvan, et see on tunne isegi esialgu rohkem. Kas seda tunnet kirja panna, kas seda saab kirjeldada üldse? Või kuidas seda tunnet saaks siis võimendada ja ära kasutada? Mida selles kontekstis võiks nagu esimese asjana teha? Et tundub ju loogiline, et selle tunde pealt võiks siis nüüd kirja panna, aga kui ma võtan selle paberi ette, mõtlen, et aga ma ju ei tea, mida ma teha tahan. Ma tean, et ma tahan, aga ma ei tea, mida ma tahan, on ju. Et siis... Täpselt need sõnad. Ma ei tea, mida ma teha tahan, aga ma tahan. Ja ma ei tea, keskendud kuskile, kus see tunne kõige suurem on. Keskendud sellele kohale. Sest nagu minu arust nagu üks asi, mida kuidagi tahetakse, on väga, et me nagu paneksime silte silte oma emotsioonidele. Ja seda on nii raske teha, sest nagu neid on nii palju rohkem, kui me kunagi oleme üldse ära sõnastanud või ära sõnastame. Nii et lihtsalt keskenduda võib-olla selle kohale. Ja kui sa selle koha juba nagu talle koha leiad, siis võib-olla kui järgmine kord sa tuled tagasi selle juurde, mis iganes see kirja panid ja ka sa sellele kohale mõtled, siis tegelikult see emotsioon võib uuesti nagu tulla ja uuesti nagu süttida ja võimenduda, et leida nendele kohad, mitte niivõrd sildid. Ja ma olen väga nõus, ma sellepärast tahtsingi ka sellele tundele tuua seda tähelepanu, sest seda mõtet... Et sa võtsid selle tunde tõid üldse välja. Aitäh, sellepärast, et seda mõtet tihti ei pruugigi olla, aga sellele tundele nagu voli andmine, selle endale lubamine, selle kogemine võib selle mõtteni viia või siis selle mõtte tekkimise hetkel olla vajalik selleks, et see siis saaks nagu mingi käigu sisse, on ju. Et tihtipeale võib see mõte olla mingisugusel sellisel hetkel, kus me oleme võib-olla, ma ei tea, tass on tühi, eks ole. Ja siis on eriti oluline see mõte kirja panna, et siis selle tunde kaasamise hetkel see mõte meeles oleks, et ma arvan, et kõik inimesed on kogenud seda, et neil on olnud mingi mõte, aga siis sel hetkel, kui see on sees, siis sa mõtled, et oota, mul oli ju mingi idee, ei mäleta ja läinud on. Peal juhul jah, dokumenteerida seda. Jah, tunded on hästi olulised ka ettevõtjana. Seda ma arvan, sa oled nõus, et me võime rõhutada. Kas sa tahad Ketel mõnda raamatut meie kuulajale soovitada, mida ta võiks lugeda? Sa ei pea seda tegema, aga kuna me oleme ikkagi Rahva Raamatu Telliskivi Literaadi restoranis seda salvestame, siis on meid tuhanded raamatud ümbritsevad ja patt oleks mitte raamatutest ju rääkida, et äkki on midagi sellist, mis on sind inspireerinud ja võiks ka teisi inspireerida? Ma ei tahaks soovitada mingit ühte kindlat raamatut, kuivõrd seda, ja me rääkisime just tunnetest, vaid et lasta sellel tundel juhatada sind mingisuguse raamatuni, sest mul on olnud läbi aastate nii palju raamatuid öökapil või laenutatud kuskilt, mida ma olen arvanud, et ma peaksin lugema. Kas siis vastavalt sellele, mis eluetapis ma olen või millega ma justkui praegu tegelen ja siis ma lihtsalt ei ole neid lugenud. Sest et kas need aeg ei ole olnud mulle õige või see raamat ei ole mulle olnud õige, nii et ma lihtsalt võib-olla suunaksin üldse raamatupoodi, suunaksin tunnetama, mis on see kategooria, mis täna kõnetab ja siis selle järgi juhinduma. Sest mina jõudsin raamatute lugemiseni mõni aasta tagasi uuesti siis läbi ilukirjanduse ja läbi noortele suunatud ilukirjanduse. Ja ka need raamatud on mind väga inspireerinud ja mingisuguseid loovuse kanaleid avanud, nii et nagu ma ei pea võib-olla disaini kohta lugema selleks, et midagi õppida. Jaa, absoluutselt. Ma tahtsin ka just siia juurde öelda, et võib ju jääda mulje, et me Äristarteri podcastis tahame ainult majanduse või ettevõtluse žanrite raamatutest rääkida, et tegelikult minu poolest loe või Harry Potterit, et peaasi, et see sind kuidagi nagu inspireerib või käivitab mingisugust mõtet. Ja ma olen nõus sellega, et ka mina olen tellinud siis ka Rahva Raamatu e-poest erinevaid raamatuid, mis tunduvad kirjelduse järgi, et nendest võiks mulle kasu olla, aga kas ma kõiki neid lugenud olen, kindlasti mitte.
küll aga ma olen lugenud paljusid raamatud, mida ma tulen siia samma võib-olla lihtsalt riiuli ette edasi-tagasi kõndima ja sirvima ja vaatama ja siis ma avastan sealt kuskilt suvalisest kohast lahti võttes, et seda peaks nagu lugema, eks ole. Ja siis mingi hetk ma seda ka ilmselt teen, sellepärast et see mõte, mis mind võis kõnetada, jääb meelde ja kui ei jää meelde, siis ilmselt ei olnud piisavalt oluline. Et sellel ka nagu vahet teha, et raamatud on tohutu väärtusega, aga raamatuid kindlasti ei peaks lugema lihtsalt sellepärast, et peab või on popp või trendikas või mida iganes, et sellest peaks ikkagi mingisugust kasu olema. Ja inimesed, kes loevad ka lihtsalt ilukirjandust, aga see ilukirjandus pakub neile lihtsalt mingisugust, ma ei tea, põnevust, võimalust lihtsalt igapäevarutiinist korraks välja astuda, mida iganes, siis sellel kõigil on väärtus ja meil ei ole õigust seda kuidagi nagu hukka mõista või sellele hinnanguid anda, et lugemine iseenesest juba toetab meie mõttelõnga, mõtteviisi. Ei tea, mis see hea sõna siin oleks, aga ma arvan, et ei ole ka liiga oluline. Ma usun, et te olete minuga nõus ja sina ka. Aga sulle, kes sa kuulad või vaatad, siis nii minul Ketelil oleks hea meel, kui sa sotsiaalmeedias jagaksid mõnda mõtet, mis siis meie jagatust või saatekülalise jagatust eriti kõnetas ja mille peale tekib mingisugune mõte või ka soov enda võib-olla lugu jagada, mis võiks olla mitte ainult meile huvitav lugeda, vaid ka kõigile teistele kuulajatele. Ja ma ei pea muidugi siin, ma arvan, seda ära mainima, keda ja mida kõike siis tuleks ka sotsiaalmeedias tagida. Et need asjad leiad sa ise üles ja jagate vahel. Jagame ära ühe raamatu, mida ma ei ütle, mis raamat see on, sellepärast, et me lepime selle hiljem kokku. Aga sinu käest, Ketel, ma küsiks veel seda, et sa võiksid jagada kuulajatele, vaatajatele, et kust sind võib nagu leida, et ma küll ütlesin et meie täägimiseks leiab igaüks ise üles need kohad ja see tegelikult on ka tõsi. Aga ma arvan, et kõik ikkagi veel sind ei tea, kes meid kuulavad. Et siis neil võiks olla ka konkreetne viide sellele, kus nad sind otsima peavad. Ma arvan, et see süda on täna ikkagi Instagram, mis viib igale poole mujale laiali. Minu Instagram on kethel.b. Sealt saab juba kodulehele igale poole, aga nagu ikka, et kingsepa kingad on alati katki, et siis ka minu koduleht on kogu aeg remondis. Aga jah, sealt kaudu saate minuga kõige paremini ühendust. Väga hea. Siis on ju teada järgmised sammud, kui see episood nüüd läbi saab, et lähed Äristarterite veebimajutust ja Ketelit ja ka teisi meie episoodi külalisi jälgima ja leiate sealt inspiratsiooni, mis teid oma teekonnal edasi viivad. Aitäh sulle, kes sa oled kuulanud, vaadanud ja muidugi aitäh sulle, Ketel, et sa tulid jagama enda lugu minuga ja meie kõige, kes me saame seda au nautida. Aitäh sulle. Aitäh teile. Järgmise korrani.